Oleme jõudnud viimase sessioonini ja see puudutab siis samuti informaatika ja tehnikateaduste osakonna vakantsi, nimelt siis tootmistehnika valdkonnas. Ilmselgelt, kui me räägime ükskõik millisest tehnoloogia arendusest, siis see peab käima paralleelselt tootmistehnika arenemisega, mis toetaks siis võimalikult hästi meil uute tehnoloogiate kasutuselevõttu parimal viisil. Ja meil on sellele vakantsile 3 kandidaati, kellest esimene on Jüri Olt, Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli põllumajandustehnika professor. Ja tema puhul me kuulame siis lindistatud ettekannet ja kahjuks ta ka online'is ei osale, et meil jääb üle ainult see ettekanne ära kuulata ja liikuda siis edasi 2 järgmise kandidaadi juurde, kes on meil õnneks kohal, kelle puhul saame ka küsimusi esitada. Aga palun, praegu siis kuulame lindistust. Austatud Teaduste Akadeemia president, akadeemikud, head kolleegid. Minu nimi on Jüri Olt, ma töötan Eesti Maaülikoolis ja minu ettekande teema on põllundustehnika kui tootmistehnika osa. See on valdkond, millega olen oma teadustöös enim tegelenud. Alapealkiri põgus pilguheit agrorobootikale viitab viimaste aastate uurimisfookusele, kus agrorobootika on kujunenud minu olulisemaks teadus- ja arendustegevuse suunaks. Et mõista, kuidas ma selleni jõudnud, on paslik teha väike tagasivaade senisesse teadustöösse ja selle arengusse. Minu teadustegevus algas 25 aastat tagasi ning see on hõlmanud mitmeid valdkondi, nagu põllundusmasinate modelleerimine, masinate liikumisdünaamika ja stabiilsus, masinapargi juhtimine, teise põlvkonna biokütuste tootmistehnoloogiate väljatöötamine ja nende mõju uurimine sisepõlemismootoris, materjalide töötlemistehnika alased uuringud, eeskätt raskesti töödeldavate materjalide lõike töötlemine ja keerulise konfiguratsiooniga pindade magnetabrasiivne poleerimine ning mustika masinviljelustehnoloogia väljatöötamine koos masinate arendusega. Viimastel aastatel on lisandunud sellele agrorobootika arendamine ja uurimine. Olen juhendanud 9 positiivselt kaitstud doktoritööd, kusjuures kõik kaitstud doktorid töötavad Eestis. Olen 44 patendi autor ja kaasautor ning avaldatud on üle 300 teadusartikli. Praegu on juhendamisel 4 doktoranti. Slaidil toodud skeemil on kujutatud põllumajanduse arenguetappide alates 1. kuni 5. tasemeni. Kõrval on näha minu hea õpetaja professor Aimo Reintami raamat Ülevaade põllunduse mehhaniseerimise arenguloost Eestis, kus on käsitletud arenguid kiviajast kuni aastani 1940, mis kattuvad antud skeemiga. Põllumajanduse 3.0 ajal tuli positsioneerimissüsteem ja kaugseire. Praeguse nõndanimetatud põllumajandus 4.0 sisu moodustavad täppisviljelus, tehisintellekt, asjade internet ja masinaõpe ning põllumajandus 5.0 puhul lisanduvad robootika, droonindus ja suurandmete analüüs. Selle kõrval on foto esimesest Eestisse toodud Hollandi päritolu põllurobotist Agixiid, mis kuulub Eesti Maaülikoolile. Seega aastat 2025 võib pidada agrorobootika ajastu algusaastaks Eestis. Muuseas, samasugune masin toodi tänavu ka Soome ja Leetu. Oleme agrorobootika alal teekonna alguses, nagu ka suur osa maailmast. Agrorobotite tulek on võrreldes tööstusrobotitega hilinenud umbes 20 aastat. Meie agrorobootika alase teema valik tulenes otseselt meie varasemast arendustööst, mustika masinviljelustehnoloogia väljatöötamisest. See tehnoloogia hõlmab mitut tööoperatsiooni, millest kõige innovatiivsem tundus olevat täppisväetamine.
Sellel teemal pole meile teadaolevalt maailmas varem märkimisväärset tööd tehtud, artikleid ei leidunud, mistõttu pakkus see meile unikaalse šansi ja huvitava uurimissuuna. Esimene samm sel teel oli uuritava objekti kultuurmustika istandiku defineerimine. Selgus, et ritta istutatud taimed ei paikne reaalselt ühes reas ega ühesuguse sammuga üksteisest. Sellest tulenevalt saab taimede individuaalne väetamine toimuda iga taime asukoha järgi. Toidujulgeolek, keskkonnahoid ja kuluefektiivsus ja muud mõjud suurendavad täppispõllunduse ja masinõppe rolli tänapäeva põllumajanduses. Täppisväetuse puhul tähendab see täpset kogust väetist õigesse kohta, taime juurekaela juurde. Täppispõllundus ja masinõpe tuginevad andmepõhisel prognoosimisel. Rakendused on laiad, alates taimetuvastusest ja väetamise vajaduse hindamisest kuni saagikuse prognoosime. Selline lähenemine võimaldab teha otsuseid täpsemalt ja paindlikumalt. Taimepõhise täppisväetusroboti arendamisel tuli lahendada 5 peamist ülesannet. Mustikataime tuvastamine ja selle tervise hindamine, doseerimistäpsuse tagamine, väetise juhtimine ettenähtud kohta, doseerimisviisi ning liikumisseaduse valik. Kõikide nende ülesannete lahendamine nõudis nii mehaanilist kui ka algoritmilist uuendust. Lihtsustatult öeldes tuli ühendada taimebioloogia, masinõppe, mehhatroonika ja tootmistehnika ühtseks süsteemiks. Taimede tuvastamisel kasutati masinnägemise ja masinõppe kombinatsiooni. Pildil on näha, kuidas kollase raamiga on märgitud taimevarre või juurekaela tegelik asukoht ja punasega masinõppe abil prognoositud koht. Mida suurem on nende raamide kattuvus, seda täpsem saab olla väetise doseerimine juurekaela juurde. Lisaks võeti arvesse taimede suuruse muutmist ehk kasvamist ajas, võimaldades neid rühmitada vastavalt kasvufaasile. Väiksemad taimed saavad vähem väetist, suuremad rohkem. Väetusnorm on 10–40 grammi taime kohta olenevalt taime suurusest. Taimede vegetatsiooniindeksi prognoosimiseks töötati välja meetod, mis põhineb RGB kaamera andmetel. See võimaldab vältida kallist multispektraaltehnoloogiat. Meetod sisaldab andmete kogumist, andmetöötlust, masinõpet ja selle põhjal tehtavat prognoosi. Slaidil on toodud masinõppe kohandatud mudel vegetatsiooni indeksi prognoosimiseks. Saadud indeks on sisendiks taime tervise määramisel. Seejärel töötasime välja täppisdoseerimissüsteemi, mis oma olemuselt on 2-astmeline ja mille keskseks osaks on originaalne dosaator koos õhkkonveiriga. Süsteem võimaldab doseerida ja paigutada väetist täpselt määratud kohale, juhituna taimepõhiselt manipulaatori abil. Dosaatorit juhitakse algoritmi abil, mis arvestab liikumise trajektoori, väetise kogust, taimede suurust ja tervisenäitajaid. Selline terviklik süsteem tagab ressursisäästliku ja intelligentse väetamise nii marjaistandustes kui ka on kasutatav muudel põldudel taimede väetamisel. Eesti Maaülikooli eksperimentaaltöökojas valmistati robotväetori ja aku prototüüp, mis sisaldab töörühma poolt arendatud ja õiguslikult kaitstud originaalseid koostisasi. Selle ja kõikide teiste prototüüpide projekteerimisse ja valmistamisse on kaasatud hulgaliselt Eesti Maaülikooli tootmistehnika eriala üliõpilasi.
Robotväeturi hooldejaam on autonoomse süsteemi võtmeelement. Selle ülesandeks on varustada robotit energiaga ja granuleeritud mineraalväetistega, tagada andmeside roboti ja keskse andmebaasi vahel ning suunata robot põllule tööle. Hooldejaamas toimub teeninduse käigus roboti aku vahetus ja väetisepunkri täitmine automaatselt, kasutades visuaalseid koode täpseks positsioneerimiseks. Selline infrastruktuur loob aluse autonoomsele robottehnilisele süsteemile. Robotväetur töötab koostatud tööalgoritmi alusel töökäigu kaupa, kusjuures töökäik koosneb edasi-tagasi liikumiselt alates punktist 1 kuni punktini 4. Iga töökäigu lõpus, see on punktis 4, antud skeemi järgi, hinnatakse punkris oleva väetise jääkkogust ja akus oleva energia jäägi piisavust terveks järgnevaks töökäiguks ning otsustatakse selle järgi roboti töö jätkamise võimalikkus. Kui jääk on piisav, suundub robot järgmisele ringile, kui aga vähemalt üks jääkidest ei ole piisav terve töökäigu sooritamiseks, siis suunatakse robot hooldejaama teenindamisele. Aku kiirvahetusseade on samuti õiguslikult kaitstud tehniline lahendus, mille peamine ülesanne on roboti tühjenenud aku vahetamine laetud aku vastu. Protsess koosneb mitmest programmeeritavast toimingust, mis kokkuvõttes võimaldavad vähendada roboti tööseisakuid, parandades sellega tööaja kasutust põllul ning suurendades seeläbi roboti tootlikkust. Slaidil on näidatud robotväeturi aku kiirvahetusseadme prototüüp ja tööalgoritm. Kiirvahetusseadme töö põhineb visuaalsete koodide kasutamisel täpseks joondamiseks. Enne akuvahetust protsessi käivitamist lukustatakse robot kohtkindlalt seadme raami külge ning vabastatakse see sealt peale protseduuri lõppu. Kokkuvõtteks võib öelda, et agrorobot erineb tööstusrobotist eelkõige selle poolest, et sellel on kokkupuude elusobjektidega, loomade või taimedega. See nõuab märksa keerukamat sensoorikat ja otsustusloogikat. Agrorobootika ühendab bioloogia, mehhatroonika, infotehnoloogia ja andmeteaduse ühtseks süsteemiks, mille eesmärk on tagada jätkusuutlik, tõhus ja keskkonnasõbralik tootmine. Eestis on ligikaudu 1 miljon hektarit haritavat maad, mis varsti hakkavad järjest enam täituma erinevate autonoomsete robotitega. Eestil on võimalus selles protsessis ka laiemalt kaasa rääkida, mitte ainult kasutajana, vaid ka arendajana. Seetõttu võiks Teaduste Akadeemial olla põhjendatud huvi kujundada agrorobootika omaette ekspertiisi valdkonnaks. See veel oleks võimaluse hoida Eesti teadust ja innovatsiooni põllumajanduses tipptasemel. Aitäh kuulamast! Võime küll aplodeerida, aga kahjuks esineja seda ei kuule.